on alanud ja on siis ka stardikohtunik läinud sinna oranži kabiini, kus siis see salapärane hoog, mis ja päeva nähtab adu. Ja anname nendel liikuda ajal ja siis tulevad siit võistijad juba siit esimese ringi lõppu. Juhan Tammik ja Ervin Kuris on siin siis võistjate üle vedamas ja siis number 50 ja üldarvestuse 4. kohta hoidmas Mati Lääne ja Leo Maantee esimese sõidu said siis nad siin nooremate klassi 3. koha ja üldarvestuses olid 4. Ja toetajatest veel nii palju, et üks tublidest toetajatest on siin sellest nimekirjast välja jäänud ja vaatame siis, mis moodi tullakse ütlema teist ringi. Ja nüüd siis, kui 3. ringi lõpuvõistleid oodatakse, saame siin siis ka nüüd väikse panema kirjastuse juba teieni tuua. Vaatame kõigepealt vanemas grupis number 7 Minas Saar on praegusel hetkel siis selle transport siin juhtimas.
nii et esimese sõidu teise koha mehed olemas selle grupis Maatsaar ja Mati ja Mait Maatsaar on neljas. Kiiremaid mehi ja number 3 ja juhatab neid ja sõidu lõpuni liidritena ja võitjad Andres Piisar ja Tõnu Kõla kohe nende selja taga kaotseks seda, et täna ning Andres Piisar ja Tõnu Kõla siiski esimesed. Number 6 Andres Piisar ja Tõnu Kõla teise kohaga kindlustavad endale siis mõneda kokkuvõttes esimese koha. Mõlema sõidu on kolmanda kohaga siit siis punktid ja vaatame siit neljanda ja esimese koha punktid. Peaks olema siis kahe sõidu kokkuvõttes teised. Number 3 Jaan Juhulkamik ja mõlemas sõidus siis kolmanda kohaga Mati Lääne ja Leo Maantee. Nii et taaskord mehed, kes siin siis nooremas grupis võitsid, Juhan Tammik ja Ervingulis siis 7-kordsed ENSV meistrilood, on saanud siis 3 hõbedat ja 2 pronksi, neile siis täna hõbemedal päeva number 6 ja võitjad siis täna Andres Piinsalu, Tõnu Kõla ning number 50